Kompanii, äratus! Tere! Te vaatate kaitsejõudude saatesarja esimest saadet. Sedasi algab päev Eesti sõjaväes. Meie saatesarja esimese saate teemadeks on, kui palju maksab Eesti riigikaitse ja millist sõjaväge Eesti vajab. Me oleme praegu Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumis. Kaitseministri asetäitja härra Hannes Valter, millist funktsiooni peaksid Eesti kaitsejõud täitma? Kõigepealt igal iseseisval riigil on kohustus, mitte ainult õigus, vaid ka kohustus kontrollida kõike seda, mis toimub tema jurisdiktsiooni all oleval maa-alal. Ja ilma relvastatud jõuta sellist kontrolli ükski riik ei suuda saavutada. Nii et omada oma relvastatud jõudu on Eesti Vabariigi kohustus rahvusvahelise riikide pere ees. Ja teine moment on see, et meie riigi sisemise stabiilsuse tagamiseks on meil ka vaja teatud relvastatud jõudu. Kunagi ütles Soome marssal Mannerheim, et kui riigil ei ole oma sõjaväge, siis on seal varsti mõne teise riigi sõjavägi. Aga siia võiks veel pikendusena juurde lisada, et kui riigis puudub relvastatud jõud, siis on seal varsti kontrollimatu relvastatud jõud ehk kuritegelikud bandid. Kuidas formeeriti kaitsejõud Eesti Vabariigi, tähendab siis selle kahekordse veega Eesti Vabariigi ajal? Jah, vahemärkusena selle kahekordse vee vastu juba Eesti ajal protesteeriti, tähendab enne seda. No kõigepealt olukord oli absoluutselt teine. Eesti relvastatud jõudu asuti looma peale Vene revolutsiooni ja meie käsutuses oli siis 2000 ohvitseri, kellel olid rindekogemused esimesest maailmasõjast ja umbes 100 000 rindekogemustega sõdurit ja allohvitseri. Ja nendest loodi, nagu teada, kõigepealt Eesti rahvuslik diviis, sellega loodi struktuur ja üksteise tundmine, teatud alus, mida isegi Saksa okupatsiooni aegne surve ei suutnud päriselt lõhkuda. Ja vabadussõja alguses need rahvusdiviisi väeosad tulid lihtsalt kokku. Sest peab ütlema nii, et Eesti sõjaväge ei oleks saanud Eesti Vabariigi valitsus vabadussõja eel ja algul käsu korras luua. Selleks oli riigi aparaat liiga primitiivne ja välja arenematu. Tähendab, puudus sunni vahend. Võiks öelda, et selles mõttes oli olukord palju parem kui praegu. Oli mingi alus, millele tugineda. Kas Eesti Vabariigi ajal tehti mingisuguseid vigu, olulisi vigu kaitsejõudude loomisel, millest meil nüüd tuleks hoiduda? Ma ütleks, et Eesti Vabariigis tehti otseselt vigu, aga esimese maailmasõja järelmina jäi Eesti kätte nii suur hulk vananenud sõjatehnikat. Tähendab, alguses ta ei olnud vananenud, ta hakkas vananema. Ja kuna Eesti ei olnud rikas riik ka siis, oli kiusatus mitte osta uut, vaid kasutada seda vana nii kaua kui vähegi võimalik. Ja kui algas maailmas teise maailmasõja künnisel üldine relvastuse võidujooks, siis Eesti ei suutnud enam tasa teha seda mahajäämust. Või tähendab, teoreetiliselt oleks suutnud, aga siis meie elatustase oleks olnud niisugune, et 40. aastal meil poleks olnud mitte 150 kompartei liiget, vaid võib-olla 15 000. Sellega oleks laostatud Eesti majandus. Ja sellega seoses teise maailmasõja künnisel Eesti relvastus oli moraalselt vananenud. Me peame loobuma või hoiduma iseendale illusioonide loomisest. Praegu peaks ütlema, et näiteks Kaitseministeeriumi ümber tiirleb õige palju kõikvõimalikke relvade sõjatehnika pakkujaid. Väga soodsalt võib isegi öelda. Kuid asja juures on väike aga. Kui mingi kaup on liiga odav või liiga soodne, see tekitab küsimuse miks. Ja enamasti on tegemist moraalselt, osalt ka reaalselt
vananenud tehnikaga, mis oleks küll ilus vaadata. No näiteks osta endale odava raha eest, ütleme eskadril lennukeid. Paraadi jaoks oleks tore, nad lendavad üle ja Eesti märgid peal. Aga reaalselt meil lennuväge ei oleks, sest et sellised lennukid, mis on moraalselt vananenud, meie ümber on väga moodsa relvastusega riigid, ma ei pea silmas ainult Venemaad, vaid ka näiteks Rootsit. Me esiteks spetsialistide silmis teeksime ennast naeruväärseks, me ei suuda petta kedagi. Ja teiseks meil tekiks petlik turvalisuse tunne. Me hakkaksime arvama, et meil on lennuvägi, kuigi seda meil tegelikult ei ole. No ma tõin nüüd näiteks lennuväe, see on samuti laevade ja tankide ja ka muu sõjatehnikaga. Niisiis parem osta midagi moodsat ja vähem, kui midagi moraalselt vananenud ja odava raha eest ja luua endale muuseumi. Me ei tohi Eesti kaitseväge muuta muuseumiks. Millistest struktuuriüksustest peaks Eesti riigikaitseüksused koosnema? Eesti on väike riik ja tema ei saa lubada endale suurt regulaararmeed ja sellepärast kõik relvastatud struktuurid, mis on riigis, peaksid kuuluma riigikaitsestruktuuride hulka. See oleks kaitsevägi, ühiskondlikel alustel moodustatud riigikaitseorganisatsioon, piirivalveüksused ja sisekaitseüksused, sealhulgas ka päästeteenistuse üksused. See moodustaks ühtse terviku, mis siis oleks Eesti riigikaitse relvastatud struktuurid. Arvestades meie praegust konkreetset olukorda maailmas, võime me rääkida ainult kerge relvastusest. Tähendab, see on see relvastus, mida on suuteline mees kandma. Iseliikuvat relvastust praegu ma kardan, et Eesti majandus ei võimalda meil muretseda, vähemalt selle aasta jooksul. Kui palju see relvastus, mis Eestile vaja oleks, kui palju see kõik maksma läheks? Ma toon teile ühe näite. Näiteks 1000 automaati, kui neid muretseda ja 1 aasta üleval pidada, maksab 5 miljonit Eesti krooni. Kui me tahame omada, eks ole, relvastatud jõude või kaitseväge 3000 mehe suurusena, siis me peame muretsema selle aasta jooksul 3000 automaati ja sellele laskemoona, see on 15 miljonit krooni. Kas te võiksite tuua mingisugused näited analoogilistest probleemidest Eestiga umbes ühe võrra suuruste riikide juures? Kõigepealt tuleks märkida seda, et normaalses majanduslikus olukorras olev riik suudab maksimaalselt ülal pidada relvajõudusid, mille suurus ei ületa 1% rahvastiku üldarvust. Kuskil 10 000 oleks siis see regulaarosa, mis moodustatakse üldise sõjaväekohustuse seaduse alusel, mitte rohkem. Kui palju analoogilise suurusega riigid nagu Eesti on oma riigieelarvest või rahvuslikust koguproduktist kaitsekulutustele kulutanud? No vastates esimesele küsimusele, kui suur osa eelarvest kulutatakse, siis see kõigub 10–30%. Rahvuslikust koguproduktist see kõigub 1% kuni 4%. Kui me nüüd pöördume tagasi riigieelarve juurde, siis mida vaesem on riik, mida väiksem on tema riigieelarve, seda suurema protsendi ta sellest kulutab. No see on niisugune üldine seaduspärasus. Millist relvastust siiski Eestil oleks vaja, kui teda võrrelda teiste riikidega? No jah, kui me nüüd modelleeriksime Eesti olud rahvaarvu ja territooriumi järgi mõne teise riigi, ehk vastupidi, teiste riikide relvastuse modelleeriksime Eesti rahvaarvu ja territooriumi peale, siis me saaksime väga huvitava pildi. Kui me võtaksime Soome mudeli, siis Eestil peaks olema 54 tanki, 90 soomusmasinat ja 20 lennukid. Rootsi annaks meile veelgi suuremad näitajad. Rootsi on rikas riik ja ta väga suurt tähelepanu pühendab oma riigikaitsele. Sellised oleks siis arvud. Millised peaksid olema need prioriteetsed struktuurid, millele praegu vahendeid eraldada? No ma arvan, et lähtuma ei pea mitte sellest, milline on ühe või teise ametkonna seisukoht asjas, vaid lähtuma peab objektiivsetest kriteeriumitest. Ja ilmselt on ilmselge, et iga riigi kaitsedoktriin saab alguse ohtudest, mis seda riiki ähvardavad. Kui
Eesti riigi ohuallikaks number 1 on ühe, teise või kolmanda võõrriigi agressioon, siis ilmselt tuleb pöörata kogu tähelepanu tõesti armee moodustamisele, väljaõppele ja relvastusele, selle juures kaasates selleks kogu majanduspotentsiaali ja kogu rahva, kui aga Eesti riigi iseseisvusele ja eksistentsile ohuallikateks on rahvusvaheline kuritegevus ja narkomafia, põgenikevoolud, riiklik terrorism, infiltratsioon, siis tuleb luua ja eelistada neid jõudusi, mis kõikide nende ohtude vastu võidelda efektiivselt suudavad. On üldtunnustatud tava, et armee tuleb kasarmutest välja vaid juhul, kui riigi president on välja kuulutanud kas erakorralise situatsiooni või siis lausa sõjaseisukorra. Nii politsei kui piirivalvejõud on aga just nimelt need formatsioonid, mis peavad oma tegevust läbi viima igapäevaselt ja võitlema kõikide nende ohtude vastu, mida ma äsja nimetasin. Kas Eesti Vabariik, valitsus eraldavad praegu piisavalt raha piirivalveametile? Raha Eesti riigis on vähe. Me näeme igal päeval, igal sammul, kuidas seda ei jätku mitte kusagile. Ma ei ole sugugi arvamusel, et me peaksime midagi tegema oma pensionäride arvelt, oma laste arvelt. Ja sellepärast on vaja prioriteedid paika panna. Raha on vähe, seda ei jätku ka meile. Härra kolonel, millele on suunatud Eesti kaitsekontseptsioon, missugune ta on ja millised peaksid olema praegu need prioriteedid, millele Eesti kaitsekontseptsioon on rajatud? Eesti Vabariigi julgeolekukontseptsioon on arvutusel olnud varsti juba 10 kuud. Me oleme praegu seisukohal, et Eesti Vabariik peaks kasutusele võtma Skandinaavia maadele omaste totaalkaitse põhimõtte. Ja lähtuma võib-olla eelkõige meie naaberriigi ja sugulasrahva Soome riigikaitse kogemusest. Antud kontseptsioon oli arutusel ka NATO peakorteris spetsiaalsel seminaril, kus osalesid NATO ohvitserid, sealhulgas Norra, Taani ohvitserid. Nendes maades on samuti see kontseptsioon võetud. Ja kõik olid ühel meelel, et väikeste Euroopa riikide jaoks, eriti Põhjamaa riikide jaoks on see kõige optimaalsem ja võib-olla kõige odavam variant riigikaitseala. Milles üldse seisneb antud kontseptsioon? Kõigepealt ma tahaks veel kord selgitada, et meie kui väike riik peame siiski lähtuma, et meie peame oma julgeolekut tagama kõigepealt poliitiliste vahenditega. See eeldab, et Eesti peab täies mahus osalema kogu rahvusvahelise julgeolekusüsteemi töös ja saama sellelt julgeolekusüsteemilt kõik võimalikud garantiid, kas või kirjalike lepete näol, selle kohta, et see rahvusvahelise julgeolekusüsteem tuleb meile appi, kui meie vastu toimub mingisugune agressioon. Kusjuures tuleb appi mitte ainult poliitiliste vahenditega, vaid kui läheb tarvis ka sõjaliste vahenditega. Umbes sama variant, nagu oli Pärsia lahe või Kuveidi okupeerimine ja siis Iraagi karistamine. See on väga oluline ja kõige tähtsam meie jaoks muidugi. Kuid samal ajal me peame täna täitsa üheselt aru saama ka sellest, et kui isegi me saame sellised garantiid, on rahvusvahelise julgeolekusüsteemi käivitumiseks vajalik mingisugune ajavahemik. Näiteks agressioon toimus täna, näiteks siis poliitiliste vahenditega see julgeolekusüsteem võib meile appi tulla kuskil 2-3 päeva jooksul, mitte varem, on nii. Kui aga rääkida sõjalistest üldse vahenditest, siis ilmselt on tarvis kuskil miinimum 2-3 nädalat. Ja võt need ajavahemikud ongi nüüd meie jaoks see kriteerium, mille jooksul me peame iseseisvalt oma jõududega hakkama saama. Kui meie vastu toimub mingi suurriigi või naaberriigi agressioon, esiteks me peame katteväeosade ja võib-olla Kaitseliidu ja piirivalveüksuste lahingutegevuse varjus läbi viima kiire mobilisatsiooni, viima oma kaitsejõud sõjaaja koosseisu. Peale seda organiseerima
vastupanu kõigi olevate vahenditega vaenlasele. Selleks, et võita aega eelkõige, et saaks käivitada see rahvusvaheline julgeolekusüsteem ja tulla meile appi. Ja siis üheskoos juba võib-olla need appi tulnud jõududega tõrjuda vaenlane piiri taha. See on esimene faas. Ja teine faas võib-olla see on musta stsenaariumi puhul. Kui see esimene ettevõtmine meil ebaõnnestub, kui tõesti ülekaalukad vaenlased okupeerivad meie riigi, siis üle minna üldisele sissisõjale, vaenlase tagalas. Me peame muidugi organiseerima üldise riigikaitsealase ettevalmistuse meie meeskodanikkonnale. Võt see aasta aega, mis nad on sõjaväes, selle peaksid läbi käima kõik meie meeskodanikud. Meil on suur vahe soomlaste ja eestlaste vahel praegu, just psühholoogiline. Kui soomlane on alati valmis oma kodumaad kaitsma, siis meil seda mõistet praegu ei ole. Ja see on ka põhjuseks, et palju poisid lihtsalt mugavuse tundest hoiavad teenistused kõrvale. Piirivalvest, see on kõige tähtsam lõik kaitse organiseerimisel vabariigis praegu. Praegune ajateenistus pikkus üks aeg ei võimalda praktiliselt ajateenijate arvel komplekteerida kvaliteetse piirivalvet. Sellepärast minu seisukoht on ühene, me peame üle minema lepingulisele piirivalvele, kutselisele piirivalvele ja selles suunas praegu koondama kõik jõud, et me saaksime sellise piirivalve paika. Ja ilmselt me ei tohi lähtuda ka meie idanaabri piirivalve kogemusest, mis on niisugune raudse eesriie kogemus. Me peame lähtuma lääneriikide siiski piirivalve kogemust, kus on suur osa piirivalve ülesandest pandud tehnilistele vahenditele. Sellepärast prioriteet number 1 minu arvates on siiski ja jääb ka piirivalve. See tuleb tõesti välja kujundada, aga optimaalne läänelik piirivalve, mitte ida. Novembrikuu esimesel päeval möödus 70 aastat Eesti kutselise piirivalve loomisest. Oktoobrikuus aga 2 aastat piiriteenistuse taastamisest Eesti Vabariigi majanduspiiril. Ajutisel demarkatsioonijoonel Venemaaga ning ajaloolisel riigipiiril Läti Vabariigiga. Eesti piiride kontrolli alla võtmine muutus uuesti aktuaalseks mäletatavasti 1990. aasta sügisel, kui Kaitseliit seadis üles sümboolsed piiritulbad Eesti Nõukogude Liidu Tartu rahulepinguga fikseeritud riigipiiril Komarovka küla all. 20. oktoobril 1990. aastal rivistusid esimesed vabatahtlikud piirikaitsjad Toompeal, nõndanimetatud komandandi maja õuel. Juba paarinädalase kiirkursuse järel läksid need mehed kaitsma Eesti majanduspiiri. Relvadeks vaid kumminuiad ning eluasemeteks kiiruga improviseeritud soojakud. Mõni kuu hiljem, 24. veebruaril 1991, lõpetasid Piirikaitseameti Remniku õpetuskeskuse esimesed kutseealised piirikaitsjad. Tekkis enam või vähem korralikult väljaõpetatud piiriteenistus. Vajalik tehnika ja relvad puudusid ka nendel meestel. Oli ainult kõva tahtmine midagi Eestimaa heaks ära teha ning Eesti mehe jonn raskusi trotsida. Muidugi ei tekitanud halvasti varustatud Eesti piirikaitsjad bolševistliku impeeriumi pooldajates mingit respekti. Järgnesid Riia Omooni provokatsioonid Murati ja Luhamaa piiripunktides ning terroristlik kallaletung Ikla piirikontrollipunktile. Eesti piirikaitsjad pidasid vastu ning jätkasid teenistust. 9. juulil 1991. aastal pandi toime pommiatendaat Piirikaitseameti peamajas Toompeal. Ainult õnneliku juhuse tõttu ei saanud plahvatuses keegi viga. Umbes samal ajal aktiviseerusid Kirde-Eestis intritest Lõssenko ja Belovi löömamehed. Narva sillal teenistus pidanud piirikaitsjad olid sunnitud taganema linnast välja maanteele ning veidi hiljem andma oma kohustuste täitmise üle miilitsamundreid kandvatele Kohtla-Järve politseinikele. Arvatavasti oleks selline sundseis võinud kauemgi kesta, kui 19. augustil poleks alanud Moskva putš ja ühes sellega kommunistliku impeeriumi kokkuvarisemine. Peale Eesti riikliku iseseisvuse taastamist asuti kohe ka viisarežiimi sisseseadmisele. Eesti piir võeti ka Narvas taas oma kontrolli alla. Niisiis, Eesti Vabariigi piirivalve on ühteaegu 70-aastane ja samas ainult 2-aastane. Jälle kogetakse neid samu probleeme, mis seisid Eesti piirivalve ees ka 20. aastatel. Vähe on oma ala hästi tundvaid professionaale, vähe on tehnilist varustust, ka moraali ja eetikaga pole kõik alati korras. Siinkohal aga meeldetuletuseks. Aastatel 1922 kuni 1927 vahetati igal aastal välja peaaegu 50% toonase Eesti piirivalve isikkoosseisust. Põhjuseks isiklik kõlbmatus sellele tööle. Alles vabariigi 9. aastal suudeti asjad viia enam-vähem tasakaalu. Täna on Eesti riigi taastamisest möödas vaid napilt rohkem kui aasta.
Asume praegu Remniku, Eesti Piirivalveameti Remniku õppekeskuses. Härrad, majorid Saar ja Haavik, mida on Eesti piirivalvele vaja, et Eesti piir oleks kindlalt kaitstud? Kas ta on üldse praegu kindlalt kaitstud? Kindlalt kaitstud Eesti piir ei ole. Piir on kaitstud osaliselt, põhimõtteliselt teed ja raudtee. Aga suured maa-alad, ütleme Narvast seni kui Peipsi järveni, Peipsi järv ise, lõuna poolt kant samuti ja ka Läti piir, ega need piiripunktide vahelised alad küll kaitstud ei ole. Mida oleks Eesti piirivalvele vaja, et Eesti piir oleks kaitstud nii nagu kord ja kohus? No esmalt meie nägemuse järgi relvastus, teiseks kaadrid, sest kaadritest sõltub väga palju. Relvastuse osas võib öelda nii palju, et see relvastus, mis on vajalik meeste väljaõpetamiseks õppekeskuses, on täiesti olemas. Puudu, vajaka õigemini, jääb laskemoonast, mida on praegu küllaltki raske muretseda ja teiseks ta on küllaltki kallis. Puudus õppekeskuse tarbeks võiks nimetada optikat, nii päevaseid vaatustarbeks riistu, no rääkimata muidugi öistest vaatusriistadest. See oleks nagu põhiline raskus. Muud küsimused on täiesti lahendatavad. Mida ootab Eesti piirivalve uuelt Eesti Vabariigi Riigikogult? Uuelt Riigikogult Eesti piirivalve ootab, et kiiremas korras võetaks vastu veel see seadus, et kui on mehed siia tulnud kaitsevägedesse ja piirivalvesse, ütleme kas või vabatahtlikult, aga kui tal siin paari päeva pärast ei meeldi, on raske, et siis ta on oma kohuse nagu täitnud, aga ta läheb ka jälle ära. Ja seda seadust, mis oleks sääraste desertööride ja jooksikute vastu, seda praegust lihtsalt ei ole. Tahaksin loota, et saadakse aru sellest, et piir on tõesti väga vajalik ja et suudetakse teha ka meie rahvale selgeks, kelle taskust praktiliselt tuleb raha, millest me elame. Et nende ka mõistvat arusaamist, et see on väga vajalik. On ju öeldud väga palju, et see rahvas, kes ei taha toita oma armeed, toidab kindlasti mõne teise riigi armeed. Härra Voist, me oleme praegu siin teie juures Vasknarva kordonis. Kui suurt piirilõiku teie peate siin kontrollima? Me peame kontrollima 17 kilomeetri pikkust piirilõiku, mis algab Peipsi järve ääres Smolnitsast läbi Vasknarva ja ulatub allavoolu piki Narva jõge Karoli küla lõppu välja. Aga praegune meeste arv ei võimalda meil veel täiendavaid poste üles seada, et me seda kogu piirilõiku regulaarselt jälgiksime. Millised vahendid teil selle töö jaoks on? Piirivalveks on meil üks binokkel, üks OAS-tüüpi sõiduauto ja üks mootorratas. See on tehnilistest vahenditest ja ühe jaojagu mehi. Öise vaatluse seadmeid, seal infrapunavalguse, mingeid kaamerad, niisugust asju teil ei ole? Ei, meid aitavad ainult tähed, kuu ja päike. Hiljuti valiti meil uus Riigikogu. Kas teisel pool piiri on sellega seoses midagi muutunud ka? Ja kohe pärast seda, kui Riigikogu valimiste esmased tulemused teatavaks said, asusid Vene poole piirivalvurid teenistuskohustuste täitmisele. Nad olid siin juba varem, üks Sõrvest tulnud väeosa, kes elab vastaskaldal telkides. Lisaks on siin veel erimiilitsa üksused ja teisipäeva hommikust asusid nad praktiliselt oma riigipiiri kaitsma. Argo, Taabiule. Kursus on lipu eeskõneks rühistatud. Kompanii ülem Purlau. Tere! Jõudu õppepäeva! Vabalt! Lipuritele kätte ette! Marss!
kursus lipu heiskamiseks. Valves! Lipule! Valv! Õppursõduri päev on pingeline ja mitmekesine. Te näete lühiülevaadet ühest tavalisest päevast Remnikul. Selliseid päevi on igal Eesti sõduril 365. Ostis valge hobuse, ostis valge hobuse. Kalle, kus ta annab piitsa? Kalle, kus ta annab piitsa? Kalle, kus ta annab piitsa? Oma valge hobuse. Rada 1, sihtmärk 1. Sihtmärk näen. Lavadest, siik püsiv, laadi. Oma sihtmärkide pihta. Tuld! Kaitsjad ei tohi kontrollida niiviisi, et te voolu all seda teete, siis tuleb pistikupesa ikka välja võtta või aparatuur, toiteblokk eraldada võrgust. Soovitan alati muretseda ikka tagavara kaitset. Pange tikud hambasse endale võite panna ja tikutoos pandi maha. Pange tikutoos maha. Nii, toru võtke pihku. Valmistuda! Tuld! Parem pool ja kolonnis jooksuga. Marss. Kes seal nii laist mees on, kes kaasa ei viitsi joosta. Teil on teada, kus on, mis on, nägite, mis ma ei tea, te ei oleks pidanud esimesele jooksu. Härra kompanii üle. Kompaniis on kõik korras. Kompaniis on öörahu. Kompanii korrapidaja, kursant Petelberg. Arvatada kompanii häire korras. Just nii. Kompanii häire! Mörtsub tromm ja pillid hüüavad, sõdurid nüüd marssivad. Kõlab maa ja kajab marssipüüd, seisma jääb igaüks küll siin. Rikkus vaara poolel sõduril,